Tere! Tere, kallid abituriendid! Tere, head Maaülikooli avatud uste päevast osavõtjad! Minu nimi on Reimo Sagor ja mina olen tänase päeva moderaator ja räägin teile natuke lähemalt Maaülikoolist. Nii et mul on väga hea meel näha, et teid siin nii palju on. Teatris on tavaliselt nii, et esimesed kohad on kõige kallimad, nii et praegu on kõik VIP-kohad vabad, kes te seal taga seisate. Ärge üldse häbenege, tulge julgelt lähemale. Siin keegi ei hammusta ja need ongi kõige paremad kohad, kus te saate ka kõige parema ülevaate täna toimuvast. Aitäh! Kahele julgele, aitäh teile! Veel kord tere tulemast! Me oleme täna siis Eesti Maaülikoolis, siinses rohelises ülikooli linnakus ja majas nimega Metsamaja. Ja miks me siin oleme? Me oleme siin ikkagi teie pärast. Me oleme siin selleks, et teie leiaksite endale siit sobiva eriala, et teis äratada soov, huvi, tahtmine õppida Maaülikooli õppekavasid ja muidugi selleks, et teie saaksite astuda Maaülikooli rõõmsasse perre. Aga Metsamajas oleme me just seetõttu, et see on teiseks koduks Eesti metsateadlastele. Kas te teadsite, et maateaduste tasemelt kuulub Maaülikool maailma tippu? Rahvusvahelise reitinguagentuuri QS World University Rankings andmetel on Eesti Maaülikool maailma top 100 ülikooli hulgas just metsateaduste ja põllumajandusteaduste poolest. Andke julgelt käega märku, kes sellest infost oli teadlik. Väga tore, siis olete ka natukene kodust eeltööd teinud, kuhu te olete tulnud. Ühelgi teisel Eesti ülikoolil oma peamistes tegevusvaldkondades nii kõrget kohta selles top 100 ette näidata ei ole. Kuid Maaülikool ei ole tänasel päeval üldsegi mitte seotud üksnes metsanduse või põllumajandusega. Välja kasvas ülikool hoopis 175 aastat tagasi loodud veterinaaria kolledžist. Seda ala õpetatakse siin samuti väga heal tasemel, millest annab kinnitust ka see, et lisaks eestlastele õpib seda eriala siin peaaegu 200 välisriigi tudengit. Ja ka loomakasvatust ja loomade heaolu laiemalt on võimalik Eestis õppida üksnes Maaülikoolis. Ka inseneeria valdkondades on Maaülikool oma selge roll täita. Vesiehitus ja veekaitse, tootmistehnika, elektroonika, puidutöötlemise, toiduainete tehnoloogia ja ehituse tarkuseidki saab siin linnakus taga nõuda. Nii põllumajanduse kui metsanduse õppekavad on tihedalt seotud keskkonnaga, kuid siit leiame keskkonnaga ka väga otseselt seotud erialad, nagu näiteks keskkonnakaitse, loodusturism ning otsapidi ka kalanduse ja rakendusökoloogia õppekavad. Aiandus näiteks uurib, mida kõike väärtuslikku saab kasvatada toidulauale meie kliimas. Geodeetideta ei saa tänapäeval läbi ükski planeering või ehitus. Maastikuarhitektid muudavad linna ja maakeskkonna meie ümber esteetiliselt kauniks ja koguni tervendavaks. Maamajandus aga õpetab, kuidas rentaablilt majandada ning annab paljudele kindlasti innustuse ehitada üles oma ettevõte. Siin on teil, mille vahel valida. Lihtsalt peate enda jaoks selle õige eriala üles leidma. Maaülikoolil kui biomajanduse juhtival keskusel Eestis on, mida teile pakkuda. Siin ei dubleerita kedagi. Maaülikoolil on täita oma kindel roll ühiskonnas ja just selle ülikooli lõpetajad saavad muuta Eesti elu paremaks ja hoolivamaks. Tänasel päeval saate ülevaate eelkõige
õppimisvõimalustest ja tudengielust selles ülikoolis, aga ka vastuvõtutingimustest ja juttu tuleb sellestki, et kuhu üle kogu maailma on võimalik minna õppima juba siinsete õpingute ajal. Paljud teist on end kirja pannud ka arvukatesse töötubadesse, et saaks mõnest erialast veidi rohkem aimu. Ja uskuge mind, tegevust siin tänasel päeval veel jätkub, siin on üliõpilasseltsid, kindlasti minge küsige, mida nemad teevad, millega nad tegelevad. Nagu te näete, siin on üks tehnoloogiaseltsil üks väga vinge sõiduvahend välja pandud, aga neid laudu jagub siin järjest ja järjest. Siin on naeratavad õpetajad, saate nende käest küsida, mida nad täpselt õpetavad. Ärge häbenege suhelda, ärge häbenege küsida. Aga nüüd... Nii, nägite siis väikest klippi Maaülikoolist. Ja lisaks ma tahan veel öelda, et täna siin on teie päralt veel karjäärinõustaja, nagu ma mainisin, tudengiseltsid, üliõpilasesindus ja pärastpoole pakutakse ka kehakinnitust. Aga nüüd esmalt teeme tutvust Maaülikooli vilistlasega, kelleks on Sille Rebane. Väike aplaus talle. No nii, tere Sille. Palun tutvusta siis ennast, et milline on sinu eriala, millega sa tegeled, millal sa õppisid Maaülikoolis ja nii. Tere, nagu juba tutvustati, siis minu nimi on Sille Rebane. Hetkel olen siin Maaülikoolis ka töötaja, aga omandasin siin nii bakalaureuse kui magistriõppe ja seda siis loodusvarade kasutamise kaitse erialal. Lõpetasin magistri juba 2016. aastal ning seda eriala ei ole küll enam võimalik siin õppida, küll aga kõige sarnasem valik teile oleks ilmselt metsandus. Ja lühidalt see oleks kõik. Roheline ülikool. Mida see initsiatiiv püüab saavutada? Et kui ma mainisin, et ma olen ka töötaja, siis tõesti minu üks tööosa on siis rohelises ülikoolis toimetamine, ehk siis Maaülikool kui roheline ülikool. See algatus on juba tegelikult aastast 2008, kus me püüdleme oma tegevustega keskkonnasõbralikema lahenduste poole. Ning suurem eesmärk rohelisel ülikoolil on siiski võimalikult väikse jalajäljega ülikool olla. Kas oskad juba öelda mingeid väikseid asju, mida te olete selle nimel ette võtnud näiteks? Meil on tegelikult koostatud strateegia, meil on kirjas eesmärgid ja põhimõtted ja neid me siis püüame järgida. Näiteks hetkel on meil uuendamisel kogu jäätmekäitlussüsteem Maaülikoolis, et saaksime eriti hästi mugavalt ja liigiti jäätmeid siis sorteerida. Aga kuidas sina omal ajal selle eriala valiku langetasid? Ma ise olen maal üles kasvanud ja peres, kus me ise oleme tegelikult ka metsaomanikud. Nii et ilmselt see mõjutas minu valikut, et tahaks midagi õppida, mis oleks seoses keskkonnaga, loodusega ja kui ikkagi natukene otsida ülikoolide kohta infot, siis leiab üsna pea, et Maaülikool oleks kõige õigem valik sellises valdkonnas. Mida siin õppimine sulle siis eelkõige andis? Ma ütleks, et hästi palju teadmisi, kontakte, võrgustik praegu tuttavate kontaktide näol on ikkagi väga suur, et õppejõud on väga toetavad ja ma tunnen, et ma olen saanud hea hariduse. Aga kui sa nüüd meenutad seda õppimisaega,
äkki sa kirjeldad, milline nägi välja keskmine koolipäev Maaülikoolis? Jah, et ülikoolile omaselt on ikka loengud ja praktikumid, metsanduse või nii-öelda loodusteaduste poole peal oli väga suureks ja vägevaks väljakutseks kevadsuvised praktikumid, mis toimusid siis Järvseljal reaalselt looduses, metsas viibides. Ja see kasvatas ka sellist kogukonna tunnet, et sa tead, mida sinu kursus teeb. Aga palun meenuta oma tudengielust sündmust või kogemust, mis on sulle siiamaani meeles? Ma arvan, et ma jääksingi selle kevadsuvise praktikumi juurde. See tõesti neid mitmeid nädalaid seal metsas veeta, nädalavahetusteks saab ikka koju, aga et nädala sees päeval teha tööd ja õhtul istuda lõkke ümber, et need kursuse kaaslased on tegelikult sõbrad kogu eluks. Ehk siis ööbisite ka metsas? Seal on selles mõttes ühiselamud ka, aga keegi ei välista, et sa võid telgi püsti panna. Ja ööseks sinna jääda, kus toimub ka nii-öelda siis õppetegevus? Just. Väga tore. Öeldakse, et Maaülikool liidab siin õppijaid kuidagi erilisel moel. Sügisel toimus näiteks rohkem kui 2000 inimese osavõtul vilistlaspidu ja me teame, et ühelgi teisel Eesti ülikoolil nii võimsat vilistlastpidu ei ole. Kas see on tõsi, et siin õppimine loob kuidagi erilise tutvusringkonna ja sõprussidemed? Ja ma ise ka osalesin sellel vilistlaspeol ja see tõesti oli väga suurejooneline ja hea oli näha seal vanu tuttavaid ja kursusekaaslaseid ja näha, kuidas ka teised kursused tegelikult olid seal ühinenud, näiteks üle aastate, kes vahepeal polnud isegi näinud. Et ma arvangi, et see Maaülikooli toetav nagu siis õppejõudude see õppejõud ja siis see kogu see kogukond ja see, kuidas siin toetatakse, et see tegelikult loobki selle hästi avatud ja sõbraliku keskkonna, mille tõttu ka siis ilmselt kõik tahavad sinna kokkutulekule tulla, kaasa arvatud ma ise, sest ma tean, et seal ei ole ühtegi kurja pilku, et kõik on väga sõbralikud ja alati on oodatud. Kas võib olla, et üks osa sellest sellisest kambavaimust tuleb ka sellest nendest välipraktikate laagritest, kus ollakse koos, tehakse koos ühist asja? Jaa, kindlasti, et kursused ikkagi teevad üheskoos ja ka teised kursused saavad, teiste kursustega tähendab, saab omavahel siis tutvuda, sest et kui olla ikkagi mitmeid nädalaid seal metsas, siis lõpuks kõik teavad kõiki. Ja mis on siis need asjad, mida sa siin õpitust rakendad oma tänasel töökohal? Ma tahaks öelda, et kõike. Isegi need õppeained, mis alguses tundusid sellised ebavajalikumad või milleks ma seda õpin, siis nüüd ma näen neid seoseid, kuidas üks asi täiendab teist teadmist. Nii et ükski asi siin ülikoolis ei jookse lihtsalt mööda külgi maha. Aitäh sulle, et sa täna seda kõike meiega jagasid, aga lõpetuseks ma paluksin sul veel, et mida sa sooviksid öelda neile noortele, kes praegu siis otsivad oma seda eriala, otsivad millises ülikoolis õppida? Tulge ja proovige ära, milline see kambavaim siin tegelikult on, siis te saate teada, mis tundest ma räägin, kui tahate ka vilistlasena tulla kokkutulekule, sest siis teil on see õige tunne olemas. Aitäh sulle, Sille. Teeme aplausi, aitäh. Kes muu oskaks paremini tegelikult ju kirjeldada, mida siin ülikoolis õpitakse ja kuidas see õppetöö täpselt käib, kui need, kes siin õpivad. Ja nüüd astuvadki teie ette 4 siinset tudengit,
ja kes nad on ja mida nad õpivad, saate juba kohe-kohe teada. Rõõmsate silmade, laia naeratusega tudengid teie ees. Palun siis teil kõigil ükshaaval ennast tutvustada ja ka tutvustage seda eriala, mida te õpite. Aitäh! Mina olen teise kursuse veterinaaria tudeng ning ka enam-vähem aktiivne osaline Eesti Veterinaariaüliõpilaste seltsis. Ja mina olen Artur, õpin keskkonnakaitse esimest kursust ja olen ka Keskkonnakaitse üliõpilaste seltsis juhatuses. Tulge kõik meile! Mina olen Laura, mina õpin metsandust. Ma olen ka Metsaüliõpilaste seltsi juhatuses ja edasi. Olen Märt Nõmme Tehnikaüliõpilaste seltsist ja ma õpin tehnotroonikat. Nii, lähme siis edasi. Kirjeldage meile palun, kuidas langetasite valiku edasiõppimise osas? Minu suhtes oli see tegelikult päris lihtne, et looduse ja loomade huviline olen olnud tegelikult juba algklassidest. Põhikoolis ja gümnaasiumis tekkis vaikselt keemia ja bioloogia huvi ja siis niimoodi 7.-8. klass mõtlesin, et mis oleks nagu loomadega seotud eriala ja veterinaariasse sain sisse ja siiamaani pole kahetsenud. Minul võib-olla läks see niimoodi, et üks hetk käis mul klikk ära, et ma tahan enda tulevikku siduda kuidagi rohkem loodusega ja keskkonnaga. Ja leidsin siit koolist sellise vahva eriala nagu keskkonnakaitse. Nägin ka koolilehe pealt sellist toredat seltsi nagu Keskkonnakaitse üliõpilaste selts. Tahtsin sellega liituda, aga selle jaoks pidin olema siin õpilane, nii et siin nüüd ma olen. Ma teadsin ka, et ma tahan kuidagi loodusega seotud olla ja tükk aega mõtlesin, et bioloogia ja metsanduse vahel, aga siis, kuna mul on metsanduses natuke juuri, et siis metsandus sai valitud. No ma ei hakka valetama, ma tegin selle otsuse suht kergekäeliselt. Ma teadsin, et midagi tehnikaalast ma pean õppima, sest eluaegne huvi on olnud. Õnneks ma sain siia sisse, kui ma oleks siia sisse saanud, siis ma oleks arvatavasti kutsekasse läinud, siis ka midagi sarnast õppima. Aga palun kirjeldage, millised tundeid teid valdasid, kui te siia õppima tulite või mida te kartsite ja millised tundeid teid valdavad nüüd? Ütleme niimoodi, et alguses oli nagu üllatus suur, esimesed nädal aega ja ilmselt ka pool esimest kursust ma nagu ei suutnud uskuda, et ma olen saanud sisse enda unistuste erialale. Vahepeal, kui hakkasid sellised nagu üldised ained, siis korraks nagu võis tekkida motivatsiooni raugemist, aga samas tegelikult kõik õppejõud ikkagi tegid endast oleneva, et ikkagi veterinaariaüliõpilased jätkaksid oma õpinguid ja nüüd mida rohkem nüüd teisel kursusel ka vaikselt mingeid kliinilisi aineid pihta hakkab, siis tegelikult see sama motivatsioon, mis alguses mind siia kooli tõi, hakkab tegelikult vaikselt jälle tagasi tulema. Ja minul oli alguses ikka hirm. Ma natuke ikka kartsin, et ma ei tea, kas see on õige eriala ja mida ma selle erialaga edasi teen tulevikus. Aga nüüd juba isegi põhimõtteliselt esimese semestri lõpuks oli juba mingi pilt oli selge ja mingi siht silme ees ja sellega lähen edasi. Ma ka natuke kahtlesin seda, et metsandus on hästi selline meeste poolt domineeritud ala või selline, et kas ma naisena saan selle hakkama. Aga ei, kõik on endiselt päris vahva olnud ja õppejõud kõik toetavad ja endiselt olen rahul oma valikuga. No see on loomulik veidike kõhelda selles otsuses. No see on ikkagi järgmine suur eluetapp, suur otsus. Aga praegu ma tunnen, et ma olen teinud täpselt õige valiku, see, kus ma olema pean. Rõõm kuulda. Palun kirjeldage oma läbisaamist õppejõududega. Et nagu juba mainitud sai, tegelikult enamus õppejõududest on väga toetavad ning on küll teatud kriteeriumid ja eksamid, mis sa pead ära tegema, on ka väga palju nagu seda kuuldust, et jah, et ülikoolis õppejõud ei aja sind taga, mis on tegelikult nagu õigus,
aga samas tegelikult, kui sa ikkagi ise oled mõistlik, siis nad on, enamus õppejõududest on väga toetavad ja hoolivad ja ikkagi neile läheb tegelikult korda sinu käekäik. Ma täiesti nõustun, et õppejõud ei aja sind taga, aga kui sa oled ise hästi aktiivne ja lähed suhtled õppejõuga, siis see üldiselt tegelikult meeldib neile, sest et ka nemad tahavad enda töökohta tagasisidet saada ja nii on neil mõlemal hea olla. Ma ka nõustun, et kui hoiad sellise positiivset joont ja suhtled õppejõududega, et siis kõik on tehtav. No olen muidugi ju inimesest, et mõni tahab ainult ju professionaalset töösuhet, et annab selle tunni sulle ära ja siis rohkem sind näha ei taha, rääkida ka ei taha. Aga mõnega on täitsa niimoodi, et me isegi projekte koos saame väga hästi läbi. Lihtsalt oleme suurepärased. Palun kirjeldage meile siis, mida teie täpsemalt õpite ja mida teie õppekava sisaldab? Eks on kõigile teada, et enamus ilmselt ka, kes tulevad veterinaariat õppima, nende siht ilmselt ikkagi on saada siis loomaarstiks. Esimese 3 aasta jooksul tehakse selgeks endale siis looma üleüldine funktsioneerimine, anatoomia, siis teataval määral õpitakse biokeemiat üleüldiselt, kuidas kogu see rakuline struktuur ja asjad toimivad. Ja siis viimasel 3 aastal on siis kliiniline õpe, kus õpitakse juba täpsemalt siis erinevaid patoloogilisi protsesse ja et millised on siis need kõrvalekalded normaalse organismi funktsioneerimisest. Ja keskkonnakaitset ma kirjeldaks väga mitmekülgsena. Et minu arust siin on väga erinevatest valdkondadest aineid, et on loodusteadused, füüsika, maateadus, leidub ka seadusandlust, mingid keskkonnapoliitika ja sellised ained, aga on ka selliseid psühholoogiat arendavaid aineid ja on ka veel näiteks igasuguste infosüsteemidega töötamine, et vahepeal on päris huvitav kuskilt infosüsteemist lihtsalt tuulata ja kas või enda kodukoha kohta infot leida. Metsanduses alustati siis taimede tundmisega, siis mindi sellest natuke kaugemale, hakati ökosüsteeme õppima, kuidas mingid haigused asjad neid mõjutavad, teed paar herbaarium ära, kogud lehti, kogud putukaid, kogud ka näiteks seeni metsast või puiduseeni, mis oli hästi huvitav, et siis teada, kuidas kõik need väiksed asjad mõjutavad metsa. Tehnotroonika, see, mida ma siis õpin, see on siis teise sõnaga mehatroonika, ehk niisugune interdistsiplinaarne eriala, kus õpitakse igasugu masina ehituse kohta, masina elementide, automaatika kohta, kõik, mis need asjad on, kuidas need töötavad ja kuidas neid omavahel tööle panna. See eriala veel jaguneb tegelikult 2, on siis mehaanika suund, see, mida ma õpin, ja elektroonika suund. Kui väga tahate, saate need mõlemad asjad ära õppida, kui ei taha, ei pea. Aga igatahes ma ütlen, et ülikõva eriala on see, et tõesti üks Eesti parimaid, kui te tahate niisugust inseneeri asja õppida. Et mis on nagu suur vahe igast teiste koolidega, on kindlasti see praktiline osa, et me saame nagu palju rohkem teha neid praktilisi asju, läbi proovida stendi peal, reaalselt näha, kuidas asi töötab. Või kui teid tõesti huvitab see teaduse tegemine rohkem, siis võite sinna teistesse Tartu Ülikooli minna või TalTechi või midagi sellist. Nüüd siis lähme kõige tähtsamate küsimuste juurde. Kas elate ülikoolis ühiselamus või kaugemal ja palun rääkige oma igapäevasest kooliteest siia linnakusse? Ei ela ühiselamus, ei ela ka rendikorteris, elan Tartus sugulaste juures. Ja tee kooli on siis talvel külmemate ilmadega on siis autoga või bussiga ja tehniliselt, kuna siis jalgsi ja jalgrattaga saab kooli isegi lühema ajaga kui bussiga Tammelinnas, seal kus mina elan, siis liigun ka jala ja siis ratta ühiskasutuses olevate ratastega. Ja, mina elan sellises vahvas toredas paigas nimega Annelinn. Et soojal ajal ma käisin rattaga kooli
ja sai tunduvalt kiiremini kui auto või bussiga, sest et liiklus siin on ikka vahepeal päris tore. Aga külmematel perioodidel, kuidas juhtub, kas bussi või autoga? Mina tulen Tallinnast, seega ma otsustasin ühikasse tulla, elan tornis 12. korrusel, vaatan ilus. Aga ja mulle meeldib see, et ma võin 10 minutit enne loengu algust uksest välja astuda ja ma jõuan õigeks ajaks loengusse. No ma tegelikult elan Tartus, aga ma olen siin elanud nii kodus kui ka ühikas põhiliselt selle põhjusega, et kui siin ööni teen igast neid projekte ja hommikul on vaja jälle koolis olla, siis ei ole lihtsalt mõtet koju kärutada. Ühikas on päris lahe, ma ei hakka valetama, pulli saab teha seal, elada saab ka selle kõrvalt. Muidugi on suurepärased igast rattateed ja kõnniteed, kui te tahate. Ma olen neid kasutanud paar korda, kui ei ole sõidukonditsioonis ainult. Väga tore. Nüüd me juba kuulsime, milline on päev pärast õppetööd ja palun ka teistel siis natuke rohkem kirjeldada, et milline näeb teie päev välja pärast loenguid ja praktikume. Ütleme niimoodi, et eks põhirõhk ikkagi kulub õppimisele, aga selle kõrvalt ikkagi proovin aega leida ka hobide jaoks. Ja siis kindlasti väga suure osa ajast võtab ära ka erinevad Eesti veterinaariüliõpilaste seltsi tegevused, et ongi näiteks kevaditi on meil lammaste poegimised, siis aastast aastasse viiakse läbi ka kirurgiaringi ja muid koosolemise üritusi. Ja, eks mul on ka ikkagi peamiselt koolis koju jõudes kõige tähtsam on õppimine. Aga sellega ei saa ka päris hulluks minna, et käin igasugustes trennides ja kindlasti on meil seltsiüritusi, kus siis osalen, et igav ei hakka. Pigem on see, et jääb ajas puudu, et ei jõua igale poole. Ma sisustan ka oma vaba aega siis saalihokiga, mida ma siin spordihallis mängin ja käin tööl ja siis ma tegelen ka seltsiüritustega, et me näiteks üle-eelmine nädal käisime siin Ahjajõel kalipsomatkal ja siis just hiljuti käisid meil ka külalistselts, käis Soomes külast ja meil tulid ka Poolast metsatudengid külla, ehk siis võõrustasime neid, näitasime neile Eestit, käisime erametsas, siis riigimetsas ja näitasime neile igasuguseid erinevaid asju. No jah, kodutöö tegemine on tähtis, on ju kõik. Ma tunnen ise see, et minu erialal on esimesed aastad oli nagu rohkem vaja kodutöid teha ja õppida, sest ei mõistnud neid asju kõiki nii hästi. Aga kui hakkasid neid asju mõistma, siis ei olnud kodutöö enam nii raske, et need läksid suht kiiresti sai ära teha need ja siis tegeleda ma ei taha öelda tähtsamate asjadega, lahedamate asjadega, näiteks nagu see vormel ja need robotid ja asjad, et kaameramees saad ka näidata neid äkki. Ma juba ennist küsisin, et kas sellel vormelil lükatakse täna hääl sisse ka, aga ilmselt vist mitte. Ilmselt mitte, sest me lasime mootori õhku, kui võistlusel käisime. Aga igatahes, kellel huvi on, siis selle kohta saate täpsemalt kindlasti küsida, eks? Jaa, tulge pärast, me näitame ja räägime igast asjade kohta. Muidugi jah, kõige projektid ei ole ka ainult elu veits on, aga ikka tuleb tegeleda nende lahedate asjadega ka, siin sõprade juures käia, veits pidu panna, seigelda, asju näha, teha, see, mis nad siin kõik juba enne rääkisid. Aga nüüd ma küsin siis niimoodi, et millised on olulisemad üritused tudengielu juures ja kui olulised on need üritused just teie jaoks, mis siin korraldatakse? Ma arvan, et eks koroonaaeg võib-olla mõned traditsioonid on natuke katki jätnud, aga nagu juba varasemalt mainisin, siis ikkagi kirurgiaring on selline iga-aastane asi. Jällegi kevadel lammaste poegimised, see on ka juba mainitud. Siis kindlasti mängib olulist rolli ka Tartu tudengipäevad, kus vähemalt 2-3 ürituselt me nagu kambaga üritame ikka sügisel ja kevadel osa võtta. Ja siis ühised üritusid sügised ja kevadeti on tavaliselt TVÜ-sel koosolekud ja siis mingid muud ettevõtmised. Ma üldiselt ka arvan, et
eks need kõige tähtsamad siin koolis näiteks on ikkagi igasugused erialaseltside ja üliõpilasesinduse poolt tehtud üritused. Et neid tehakse ikka selle eesmärgiga, et inimesed tuleks kokku ja et neil oleks tore ja et see igapäev kool ei oleks nii üksluine. Et ma arvan, need on väga toredad üritused ja kui te tulete siia kooli, siis võtke kindlasti kõigest nendest osa. Mul on ka selts avanud just hästi palju uksi, et ma näiteks käisin eelmisel aastal 5 riigis metsatudengeid esindamas nii Rootsis, Soomes kui ka näiteks olin 3 nädalat Tšiilis, siis KIK toetas seda üritust, et selles suhtes mul on hästi palju väga lahedaid võimalusi avanenud läbi siis nende seltsi sellest, et ma ütlesin jah kõigele, võtsin erinevatest üritustest osa, et see on väga vägevaid pakkumisi ja võimalusi on meil siin. No ma tahaks öelda, et tegelikult see praktikumi jõudmine või lõpuaktus on kõige tähtsam üritus, aga tegelikult on, ma ise ütlen, et kõige tähtsamad on minu jaoks olnud need kõik võistlused, kus me oleme käinud, see kõik vormelivõistlus, kaardivõistlus, robotite võistlused, spordivõistlused, kus me oleme igast käinud, on ju. Aga lõpuks on ikkagi kõige tähtsam see elu, mida ma olen kogenud, kõik see, mida ma olen siin kaastudengitega teinud, näinud, käinud, et ikkagi see ülikooli elu, see kogemus, see on ikka kõige tähtsam olnud. Aga lähme nüüd natukene laiemaks, et Tartu kui tudengilinn. Kas Tartus on kõik vajalik olemas, et siin veeta oma elu parimad aastad, ülikooli aastad või kas tunnete, et millestki on ka puudu? No alustame siis positiivsemalt. Et ma arvan, et see on kindlasti väga hea ülikoolilinn, sellepärast, et Eesti väiksuse tõttu ka paljud tuttavad gümnaasiumist või siis muudelt eluetappidelt on sageli Tartusse kokku tulnud ja kas või lihtsalt õhtul väljagi minnes näiteks klubisse või kohvikusse või et isegi siis on nagu võimalus kohata väga paljusid tuttavaid inimesi. Seega kindlasti ei teki kunagi sellist tunnet, et ma olen üksi, kuna kuskil keegi ikka midagi teeb. Siis negatiivsematest aspektidest võib-olla, et kuna me oleme roheline ülikool ja et ikkagi saaks seda rohelist eluviisi jätkata ja nagu et saaks roheliselt elada, et siis rattateid võiks rohkem olla, et mööda jalakäijatega kakelda kuskil jalgteede peal ei ole kõige toredam. Jah, et ma jätkan siit samast, et jah, et Tartus on küll rohkem neid rattateid kui Tallinnas, et siin õnneks ei värvita mõni teeosa punaseks ja öeldakse, et see on rattatee, et siin on ikka korralikult projekteeritud asjad. Aga kindlasti võiks neid rohkem olla, aga ma arvan, et see võib-olla ei morjenda kõiki neid positiivseid punkte, mis siin Tartus on, et ma ise olen elanud siin nüüd sügisest saati põhimõtteliselt, et muidu tegelikult olen Põhja-Eestis pärit ja siin on kõik asjad nii mõnusalt käe-jala juures, et tahad õhtul välja minna, maksimum 15 minutit kõndida põhimõtteliselt, kui sa just kuskil väga linna ääres ei ela. Aga vaja kuskile loengusse arhiivi jõuda ka umbes 15 minutit, kas siis bussi või rattaga, võib-olla siis jala veidi pikemalt, et oleneb. Aga jah, kõik on käe-jala juures, kõik on mõnus, kõik on minu arust olemas, kõik infrastruktuur on päris okei. Ma nõustun, et Tartus on kõik olemas, et kui sa oled avatud ja positiivne, siis teed leiad endale selle koha igal pool ja Tartul on kõik olemas. No ma ei hakka seda uuesti leierdama, mis nad kõik just rääkisid. Ma just teen lihtsalt emule promo, et siukeses stiilis neid projekte teha ja neid tudengiprojekte, ütleme siis täpsemalt teha, nagu me siin teinud oleme, ei ole mitte kusagil mujal võimalik. Et see ülikool on olnud väga vastutulelik ja andnud meile kõik võimalused ja juurdepääsud asjadele, kui me oleme palunud. See vormel näiteks, et me oleme saanud siin, ma ei tea, öö läbi neid asju teha, kui vaja on. Ei ole probleem olnud, vahendeid kasutada jällegi pole probleem olnud. Et EMU on tõesti üks koht, kus tullakse ülimalt vastu tudengile, kui on soov midagi teha. Aga nüüd mõeldes teie tuleviku peale,
kuidas te plaanite siin õpitut rakendada oma karjäärivankri ette või kas te olete juba ka teadlikud, kes teist siis täpselt tulevikus saab? Noh, ilmselt seda ütleb ka juba nagu õpetatav erialanimetus, veterinaarmeditsiin, ehk siis enamus lõpetajad ikkagi tahab minna loomaarstideks. Samas ilmselt ei ole nii teada tuntud, et tegelikult ka veterinaariaharidusega saab väga edukalt hakkama ka näiteks keemiatööstuses, ravimitööstuses või siis erinevatel riigi erialadel. Jah, keskkonnakaitse tegelikult on töövaldkonnas, ma arvan, on päris kasulik eriala, kui sul on see paber olemas. Et siit pakast, ma arvan, sa võid ükskõik kuhu edasi minna ja siis olla korralik oma ala spetsialist. Et siit saab minna kuskile keskkonnavaldkonna töötama, kuskile ministeeriumisse, keskkonnaagentuuri või kuskile siis väiksematesse ühingutesse, sest et ega see keskkonna erialane vajadus kasvab iga päevaga. Et kliimamuutused on tõsine probleem, praegu igasugused energiaprobleemid, et ma arvan, et see on väga kasulik, aga saab ka teistesse kohtadesse minna, näiteks on meil olnud inimesi, kes on läinud pärast seda õpetajaks, et on õppinud Tartu Ülikoolis veel õpetaja magistri juurde ja nüüd on loodusainete õpetajad, et põhimõtteliselt kõike, mida hinge haldab. Metsanduses on nii era- kui riigisektor on hästi suur ja tegelikult on need töökohti palju, et meile isegi seltsile pidevalt, me peaaegu korra kuus saadame seltsi ringi, et meile tuli jälle üks tööpakkumine, et probleemi ei tohiks tekkida. No esimese asjana ma usun, et ma kindlasti jätkan oma õpinguid, usun, et isegi siin koolis. Aga ma olen juba käinud erinevatel praktikatel, isegi tööl, nii et mingi aimus mul on, mida nagu ma hakkan tegema. Aga nagu ma enne ütlesin, see on niisugune hästi interdistsiplinaarne eriala, siis värvide palett on hästi kirju. Te, kui lõpetate selle asja, siis te oskate väga palju erinevaid asju teha ja teate väga palju erinevaid asju. Nii et te võite, ma ütlen jälle, te võite väga palju erinevaid asju teha, te ei pea nagu ühe kindla, ma ei tea, töökoha peale jääma, te võite neid töökohti vahetada ja tõusta seal redelil väga kiiresti ja väga erinevates suundades. No ma usun, et praegu ma olen teinud igast tootmises olnud, ma olen tootnud igast erinevaid asju masinatööstusele, aga ma usun, tulevikus ma lähen nüüd see robootika suuna peale, hakkan nendega tegelema. Nii et tõesti väga lai spekter on. Suur tänu teile. Ma soovin teile siis südamest häid õpingute jätku ja et te leiate omale kõik selle, millest te siin täna olete rääkinud ja teie siis, kes te olete kuulanud, astuge julgelt ligi, küsige nende noorte käest, saate veel rohkem infot, saate, kui teil on täpsustavaid küsimusi. Kas keegi praegu soovib näiteks midagi küsida? Küsige julgelt. Kui praegu ei julge, siis siin samas on need õpilasseltside lauad olemas, et võite minna, kindlasti küsige, uurige, kuidas see vormel töötab ja nii edasi ja nii edasi. Teie ees olid siis Laura Luik, Karoliina Kass, Artur Heimola ja Märt Nõmme. Aitäh neile! Õppimine Maaülikoolis toimub muidugi suuremalt jaolt siin, Maaülikoolis, aga mitte ainult. Ma juba ennemgi mainisin, et kindlasti tasub ära kasutada neid võimalusi, mida siis Maaülikool pakub õppimiseks rahvusvaheliselt. Ja võimalustest minna õpingute ajal end täiendama ja silmaringi avardama välismaale räägib rahvusvaheliste suhete peaspetsialist Karoli Kõiv.
Tere teile kõigile, hästi tore on näha selliseid värskeid uusi nägusid. Mina olen siis Karoli, töötan meie õppeosakonnas välissuhete peaspetsialistina ja igapäevaselt siis tegelen sellega, et meie tudengid saaksid minna välismaale ennast täiendama. Ja tutvustan neile neid võimalusi ja toetan siis jooksvalt. Ja ma soovitaksingi teile hakata mõtlema tegelikult varakult, kui te juba ülikooli astute, oma selle ülikooli kogemuse peale natukene laiemalt. Et üks asi on muidugi see, mida te saate omandada siin, Eestis, Eesti Maaülikoolis, aga te saate tegelikult oma seda kogemust võimendada veel niimoodi, et te 1 semestri või 2 semestrit veedate ka välismaal näiteks. Ja see läheb meil samamoodi arvesse. Nii ma nüüd... Ja selles on meile abiks Erasmuse programm, mis on kindlasti ka paljudes meie üldhariduskoolides hästi populaarne õpilasvahetusprogramm, mille toel on siis võimalik minna kas välismaal õppima või praktikale ülikooli ajal siis. Ja selleks ka stipendiumi saada. Et väga soovitan seda võimalust siis kasutada. Ja nagu ma ütlesin, siis on võimalik minna õppima või praktikale. Õppima saab minna mõnda meie partnerülikooli, meil on neid väga palju ja neid tuleb jooksvalt tegelikult muudkui juurde. Mul on seal välja toodud mõned ülikoolid, kus meie tudengid kas sellel semestril on hetkel või on eelmisel semestril käinud, et need on mõned sellised populaarsemad. Ja samamoodi on võimalik minna praktikale, et meil on õppekavades, kõigis õppekavades on ette nähtud praktika ja te võite seda teha Eestis, aga samamoodi on võimalik seda siis sooritada välismaal. Asjad, mille peale mõelda, ma jooksvalt iga aasta, kui te meile õppima tulete, siis te mind näete korduvalt, ma tuletan selliseid asju meelde, aga olulised on siis see, et see, mida te siis seal välismaal sooritate, läheks meil õppekavas arvesse. Õppekeel, kuna te olete veel noored, terve tulevik on ees, siis soovitan juba hakata omandama mõnda võõrkeelt lisaks inglise keelele. Seda saab meie ülikoolis ka teha, aga soovitan siis, mis teil hetkel on siis nii-öelda B-keel, siis võib-olla sellega edasi tegeleda, mitte nagu mina, kes ma õppisin saksa keelt 6 aastat, aga eriti midagi ei mäleta, et soovitan sellega ikkagi tegeleda ja siis on teil kohe palju laiem valik, kuhu ka välismaal õppima minna. Ja nagu ma mainisin, siis on võimalik saada ka stipendiumi ja ma pean ütlema, et tegelikult siiamaani on meil olnud väga tore võimalus saata välismaale peaaegu kõik tudengid, kes on tahtnud, ja siis neile ka stipendiumi maksta, et hakkake selle peale kohe jooksvalt mõtlema. Ja siin ma olen lihtsalt välja toonud mõned meie tudengid, kes on eelmisel semestril välismaal õppinud, nad on mulle kirjutanud, kui väga neile on seal meeldinud ja kui selline arendav kogemus see on olnud. Ja ma arvan, et kõige enam tegelikult, kui üks asi, millest nad kõik on aru saanud, on see, et kui nad on välismaal, seal on küll tore, aga seda enam nad hakkavad hindama seda, mis on siin. Ja ma soovitangi siis teha nii, et käige ära, aga tulge kindlasti tagasi. See põhimõtteliselt oligi kõik. Aitäh teile! Aitäh sulle, aitäh Karoli. Ma pean ütlema, et selle saksa keelega ühinen sinuga. Õppisin aastaid, aga kahjuks praktika on jäänud väheseks. Teil on siis Karoli sõnadest võimalik õppust võtta ja keeled suhu ja Euroopasse, nagu öeldakse. Aga nüüdseks aitäh teile kõigile, et te veetsite selle lõuna koos meiega. Nüüd siis, kes registreerisid end töötubadesse, vaadake, teile tulid meilid, mis kell need töötoad algavad. Suunduda siis varsti ette nähtud auditooriumitesse, laboritesse.
Siinsamas siis nurga taga saate pisut keha kinnitada, seal on kohvi, saiakesi, kes soovib midagi suuremat kõhutäit, siis on ka kohvik avatud. Siin siis, nagu juba öeldud, korduvalt on õpilasesindused, minge küsige, uurige, millega nad tegelevad. Mina omalt poolt tänan. Rääkige siis veel õpetajatega, uurige ka nende poolt ja suur tänu, et te tulite ja südamest loodan, et leiate endale meelepärase eriala just Maaülikoolist ja võib-olla siis mõne aasta pärast istute ise siin ees ja räägite nendele, kes astuvad sisse, et miks te siin õpite ja mida toredat te olete siit endale leidnud. Aitäh teile ja meeldivat päeva jätku!